Et ma lubasin rääkida siis teile täna selle projekti raames siis P6-st ja täpsemalt siis pakuti mulle pealkirjaks soovitati digipärasuse tõenduspõhine prognoosimine. P6-ga on seotud Irene Angelika, kes tegeles siis peamise poolselt siis e-didaktikuma õpianalüütika arendamine. Katrin Saks oli ka sellega seotud, aga väga vähe. Ja siis ka Leo Siimann, kes on ühe teise tegevusega seotud olnud. Ja see on palju inimesi veel, kes natuke seda siin-seal natuke võib panustanud. Ja minu vastutada oli siis, see kokku oli 4 tegevust, oli siis tegevus, mis olid seotud siis digipärasuse mudeli edasiarendamisega ja siis digipedagoogikaga. Ja ma räägin selle digipedagoogika ka lõpus ühe slaidi, ma broneerisin selle just. Nii, mis see digipäravus on siis? Minu jaoks digipäravus on minu teemaks, mitte minu teemaks, aga minu laual olnud aastas, ma arvan, 2000 millegi. Kui seda sõna hakati siin rohkem kasutama, ma olen siin siis Haridustööstuse Instituudis, et see laiemalt aastal 2014. Nüüd on see, et see on juba päris ammu tegelikult, 2021, eks enne, 2014 jõudis seda õppekavasse. Ja siis see on õppekavast välja võtta, mida see digipäravus tähendab. Selle peale lugemisel vaadata igaüks ise, aga see on hästi pikk tekst. Ja siit ma otsisin seda pildi ka, kus õpetajad mis arutavad, mis see digipäravus siis on. Ega päris ausalt, 100% praegu täna veel keegi väite saab, mis see digipäravus tegelikult siis on. Aga see tekst, mis seal on, ma mõtlen see, et mis digipäravus on kui definitsioon, sest digipäravus koosneb mitmetes komponentides ja mitmest osast, nagu te näete, ka see on hästi pikk tekst. Aga kui me võtame sõna pädevus, seda on lihtsam defineerida või lahti võtta, et see koosneb 3 osast, hoiakud, teadmised ja oskused. Et see sõna on teada kõigile. Nüüd, hoiakute puhul on üks oluline see, et kuidas mina hoiakut enda jaoks defineerin, on see, et see on valmisolek. Ja kuna ta on digipädevus, siis on valmisolek tehnoloogiat kasutada. Ja Eesti õpetajate puhul, seesama Talise raport, mille palju viidati, on see, et Eesti õpetajad ei ole ei tunne ennast väga digipädevana. Et siis see viitab selle, et nende hoiak on madal. Ja kuidas sellest hoiakust, kuidas selle hoiakut toetada, see on $1 miljoni küsimus. Kuulasin Vikerraadiost peresaadet, kus räägiti isiksuste häiremast. Neid on muidu väga palju ei ole, neid omistatakse väga kergelt inimestele, silte pannakse külge, et kes on üks ja teine, et need 2% maailmas on, kelle see probleem tegelikult on. Aga ei see selleks. Aga sealt nüüd kasutad seda, et ka see hoiakute teema. Ja hoiakul tegelikult kõige lihtsam positiivses suunas kallutada on see, et tekitada harjumust. Et me teeme regulaarselt selle tegevust ja tegevust mingi hetkel tegib hoiak. Aga kui ma teen seda üks kord, siis see hoiak ei saagi tekkida. Ja digipäravus ongi see teema, et mul õpetajad, kes lihtsalt puhtalt, kuna ma õpetajad, seda pole küll küsinud seda, et hoiakut me pole uurinud otseselt nende käest. Need inimesed, kellega ma olen teinud koostööd selle sama projekti raames, et me otseselt õpetajate hoiakut ei küsinud, aga reaalselt on see, et õpetajad tajuvad seda, et nemad ei saa hakkama, mis viitab sellele, et nende hoiak on madal. Nende valmisolek on madal tehnoloogia. Milles see probleem seisneb ja kuidas see avaldub, kus ma tegelikult 2019 ka Eesti Päevalehes artikli kirjutasin, kus ma viitasin Talisele, et mina ei suuda uskuda seda, et Eesti õpetajad ei ole digipädevad. Et ütleme nii, et nemad hindavad seda enda, tegelikult annavad enesehinnangut sellele. Et kui me võtame reaalselt, kui siin professor Margus Perast viitas täna Toomas Hendrik Ilvesele, et meil on loodud infrastruktuur, et see loob innovatsiooni, et mulle tunduski see, et me oleme liiga palju sellele infrale panustanud. Et liiga palju asju oleme koolidest lastadest toonud, aga reaalselt keegi pole toetanud nende hoiakut, ehk seda valmisolekut, ehk seda harjumust neid asju kasutada. Ka siin majas seisab palju asju, mida me ei kasuta. Võime siin teha statistika, kui palju näiteks on kasutatud erinevaid puutetahvleid, mis meil on, kui palju kasutatakse ma ei tea, neid roboteid, mis meil olemas on, neid, mis asju? Piibotte, neid mesineid, näiteks ja nii edasi. Et kui me niimoodi vaatame, siis tegelikult see kasutuse pool on, et mis see probleem on?
et sealt tuleb. Mida ma sealt välja tegin ka see, et ma räägin lihtsalt taustu selleks, et miks mulle see teema nagu hästi palju sest huvi pakub ja pinget loob. Ongi see, et kui ma olen õpetaja aastast 2004 olnud, et siis mul on näinud erinev seda protsessi päris pikalt kõrvalt, kuidas tehnoloogia tulnud ja kuidas õpetajad on koolitud ja nii edasi, siis tegelikult keskendusin nendele teadmisele ja oskustele. Ja neid tehti ühekordselt ja sul saabki tekkida mingisugune hoiak. Kui ma teen teile siin koolituse, et vaatame siin äge vahend, te õpite selgeks, et täiskasvanud inimesed lähete siin kokteilpartile, mis hakkab pärast seda ja siis vihal küsib meid, millega seda hakkab pole aega. Ja siis minu töö on null. Ja siis asi liigub edasi. Nii, aga digipädevus. Digipädevus, miks on murekoht ongi see, et digipädevus on õppekavas. Kui õpetajad ütlevad, niimoodi ei oska, siis kes neid õpetab? Koolis, lastele, neid asju. Nad ise, põhiteema on ju see, et õpilased ise need digipädevad. Sellest mul on ka siin-seal juba rääkinud ka raadios ja igal pool igal pool vahelehes ka kirjutasin. Seda tegelikult ei ole ju lastel kaasasündinud mingit digipädevust. Nad on ise õppinud sellepärast, et nende põhjalikult ei pea kuidagi kujundust, nende jaoks on need asjad juba olemuseks olnud kogu aeg. Nad on maast madalast. Kui käin lasteaias koolitusi tegemas, siis ma küsin, kuidas oma asju kuidas millised lapsed on, siis ongi see, et üks õpetaja ütles, et uus üllatus on see, et tahvelarvuti mänguasja peal kaasas, mänguasjaga päeval kaasas. Emad isad ütlevad, et ei oska lastega mängida. Ja kõige lihtsam mänguasja on see, et on tahvli kätte. Tahvli sees on aken, kasutan siit selle metafoori, mida täna kasutati esimeses ettekandes, aken paljude mängude juurde. Valik on sinu, kas sa võtad selle ägeda piiksuva pudeli või võtad selle tahvelarvuti, kus on 10 000 sellist ägedat piiksuva pudelit. Iga päev tuua võtta. Ja lapsed on hästi mõtlikud, nad võtavad selle omaks. Nii, see on see digipädevuse taust. Kuhu ma siis tahan jõuda on see, et nüüd digipädevuse mudel. Seesama õpetajate kirjeldus, mis siin on, see pärineb aastast 2013 ja see on digikompraamistik, mis on Euroopa Liidus alusdokument, mis kirjeldab mis asi on digipädevus. Nüüd te näete siin digipädevus koosneb selle äärmises 5 komponendist. Ja vot siit nendest komponentide baasil pandi kokku siis see õppekava kirjeldus samamoodi. Ehk see on osa informatsioonist, see on osa kommunikatsioonist, see on psühholooma ohutuse probleemide lahendamine. Kusjuures probleemide lahendamine on meetod siin, vaid see on see, kuidas ühte teist tehnoloogiat kasutada, mis on see ja kuidas me analüüsime enda digipädevust. Nüüd 2017 oli mul võimus juhtida Tallinna Ülikooliga koostöös esimest digipädevuse tasemetööd, mis kukkus kolinal läbi, sellepärast kui ma ütlesin, et see asi ei tööta. Sihukest asja meil digipädevus ei eksisteeri. Me tegime hunniku ülesandeid, panime sinna EIS ülesse ja see asi käib kokku, ei olnud sellist asja nagu digipädevus. Mis tuli välja? Ma siin rõhutun tänu Olev Mustale, kes mind aidanud väga palju sellist statistilist analüüsi tegemisega ja üldse lahti mõtestamisel sellest psühholoogia vaatest. Mis tuli välja see, et informatsioon on see alus, mis prognoosib kõiki teisi asju, mis siit pärinevad. Ehk piltlikult öeldes, kui, ja mis on ka loogiline tegelikult, kui ma oskan infot otsida, näiteks selle kohta, kuidas infot jagada, näiteks kui ma tean seda, et on QR-kood olemas, aga kuidas seda teha, siis ma oskan selle üles leida, selle informatsiooni. Samamoodi ka sisulooma kohta, kuidas ühte teist asja teha ja kuidas ootult käituda. Vot selle asja ma võtsin siin kompetentsikeskuse aluseks. See on gümnaasiumi peale tehtud. Sellepärast, et see raamistik on ka mõeldud ühiskonnale. Pole öeldud, et see on 4.–6. klass, vaid see on mõeldud tervele ühiskonnale. See. Ja mis on huvitav on see, et meie viimane analüüs, mis näitab seda, et see test, ma võtsin selle mudeli aluseks, sellepärast, et see projekt seda kirjaga ka pandud, et see on edasi arendus. Ja nagu ka eelnevates ettekannetes toodi välja see, et see testi arendamine ei ole lihtsalt, et ma teen ja ongi valmis. Innovast valmib Ülja ütles ka, et nad teevad testi 10 aastat. Enne kui ma saan öelda, et enam-vähem on valmis. Aga meil vahepeal tundub see, et me peame nagu aastaga kohe digipädevuse testi valmistama, mis saame öelda, et see on nagu super asi. Võimalik. Et ma võtsin selle, et me tegime erinevaid ülesandeid informatsiooni kohta, kommunikatsiooni kohta, siduloome ja looduse kohta. Ja arvestasime seejuures seda, et digipädevus teadmise oskused. Ehk me tegime ülesanded, mis on nagu teadmise kohta, ülesanded, mis on oskuste kohta. Ja tegelikult panime hoiakud ploki juurde.
hoiakud muidugi on selline nagu, kuidas ma ütlen, selline hästi laia võimalusena. See on tegelikult siis enesehinnang väidetega, mis on digipäraselt, kui me teeme kirjandusanalüüsis, siis digipäraselt testid enamasti ongi see, et nii, kas sa saad hakkama PowerPointi tegemisega näiteks? Nõus ei oleks, niimoodi teed ära. Aga reaalselt, kas sa võiks tegema midagi, siis see on oskuste vaheselt. Mis on huvitav? See, et kui ma tegin selle mudeli alusel neid ülesandeid üliõpilaste peale katsetasin, siis tuli see välja, et informatsioon ja sisuloome jäid alles läinud. Teised tükid enam ei sobitunud sinna. Ja mis on jälle omaetmast, jõuame sinna teaduskirjandusse, on see, et informatsioon ja sisuloome oma vahel, et üks prognoosi teist. Kui mul on sisu olemas, siis ma saan infot. Ja info on see, millest me sisu loome. Ma ei saa öelda, et kumba mõõdutakse alati. Ja ütlengi, et see on see teekond, mis on aastast 2017, kui ma alustan seda teema. Sisuliselt umbes samal ajal mõtlesin, et oleks protsendiks ka. Et siis, kui hakkas see. Kuidas? Jaa, palun. Kuidas selgus nagu see, et see kommunikatsioon ja ohutus nagu ei sobitu sellesse mudelisse? Kas see tegite mingisuguse analüüsi, mille faktoranalüüsi või sobitusnäitaja? See oli strukturaalne modelleerimine, siis vaatasid, kuidas need kokku käivad. Et sa teeksid sellised kommunikatsioonid, et see ei eristunud sellest, et ta näiteks pigem sobitub siia näiteks. Et see on see koht, mis on see, kus me saame öelda. Ja nüüd ongi see, et tegelikult on see õige küsimus sellepärast, et nagu see ohutusklass on väga keeruline selgitada, miks see välja jääb. Selles mõttes. Jaa, Okei, et see on nagu see, kuhu me jõudnud oleme. Nii, nüüd teisigi arendus on see, et ma tegin seda muude testina üliõpilastega. Et katsealused üliõpilased, ma tegin seda ka nii humanitaarvaldkonnas ja kokku on siin, võtsin nüüd eelmise aasta testi andmed, õpetaja pool siis 69 õpilast ja 216 oli humanitaarvaldkonnas ja siis kogu see sisend läks tegelikult ka siis siin ma te reklaami jätkaks meie enda ülikooli digipädevuse lehele, kui te olete sisu.ut kaugtööks digipädevus, mille arendustöös ka ma osalesin, et see enesetest osaliselt on seal. Aga ta ei ole päris üks-ühel, sellepärast, et see sisu testimis see infra ei ole just kõige parem nende ülesannete tegemiseks. Et ta on veel kehvem kui muudel enne testi. Ülesande tüüp. Ülesande tüüp on erinevad. Siin ma näitasin oma programmeerimisoskus, et see on info otsimisülesanne, info oli üks prognoos. Siis on ohutusülesanne, siis on sisuloome, mis on selle autori kaitse, mis on sisuloomega, mis on õpetajatöös väga oluline. Ja siin on ka üks kommunikatsiooni valdkond, kus ma kodaniku asju kasutan. Inspireeritud siit samast majast olnud sellest, et õpilased ei oska digiallkirja panna. Digiallkirja on see, nagu Annet ütles, et skaneeritud leht, kus on allkirja pandud. Digitaalne. Nii, siis mis on veel äge asi, mida ma tegime selle, nüüd olen teinud, on see, et saadan üliõpilastele, nad teevad testi ära vabatahtlik, kes soovivad, see on trakt esialgne kuul, kus ma saadan siis õpilastele sellist tagasilehed, millega nad hakkama saavad. Lähtuvalt sellest, mis ülesanded seal olid. Ja siin on neil võrdlus ka sellele, mis on siis keskmine ja siis võrreldes oma rühmaga, ühesõnaga selles mõttes. Selline tagasiside läheb siis õpilastele kirjateega. Kui oleks programmeerija, siis võiks teha sinna sellise automaatse tagasiside generatsiooni. Nii, ja nüüd, kuhu ma tahtsin jõuda sellega, on see, et 2012 Spirali Butler tõi välja sellise joonise, mis kirjutab digitaalne kirjaoskus. Ja see on ka see, millest mina ka räägin rohkem. Digitaalne kirjaoskus, mille ma usun, et tegelikult on reaalselt on olemas digipädevus. Digipädevus on keerulisem defineerida. Kui digitaalne kirjaoskus tegelikult, kui ma vaatan, mis komponent see on ja kuhu me jõudsime, täpselt sama kohta. Mille poolest on erinevad? Ja mis siin on nagu oluline, on see, et siin on see mis on põnev, millest meie võiksime rääkida, on see informatsiooni kriitiline hindamine, mis on tänapäeval eriti oluline. Just see, et ma loen uudiseid, mida on see fake news kõik need asjad. Selleks, et mis on üliõpilast oluline see, et ma teen oma teadustööd, siis ma pean teadma seda, kas see on usaldusväärne mitte. Nii, et see on põnev leid, kuhu me jõudsime. 8 aastat läksin tagasi põhimõtteliselt ajas. Oleks siis juba nii tark olnud, siis jah, nüüd poolt doktor tehtud, kes mul mitte keegi. Nii, okei. Nüüd kiirekoolika. Seda pilti ma olen näidanud aastast 2017 sisuliselt.
erinevates kohtades, HTM-is igal pool ja ma jätsin ka selle kompetentsi keskusele alles. See on reaalne pilt Eesti haridusmaastikul, mis on. Õpetajad siinpool õpetajad seal. Tuletage meelde hoiakud. Mina ei oska mitte midagi teha, aga õppekaas on kohustus. Kes neid maasikas õpetab siis? Nad õpetavad ise ennast. Mida nad siis teevad? Uuringud näitavad. Oleme foorumis, et kes me tegime siin mai lõpus Kaire Kessel, Aare Rintam seal küberturbe sellest firmast rääkis, et mis nad teevad siis? Istuvad foorumites ja otsivad, kuidas, ma ei tea, Swedbanki lehtust näiteks rünnata. See on see, kui me tahame jõuda kohe. Nii, nüüd selleks, et õpetajate neid hoiakuid, valmisolekud, asju, hoiakuid siis nagu toetada, ongi see, et kus ma hakkasin kasutama sõna digipedagoogika. Ja mina usun sellest, et kuna infot on olemas, siis õpetajad on võimelised neid samu teemasid, informatsiooni otsimine, info hindamine, täpselt see tasemel, nagu nad oskavad, lastele edasi anda. Ja see ongi see digipedagoogika ongi see eesmärgipärane. Ja see eesmärk tuleb õpetajast endast, mitte tule Maarja Majandus, kes ütleb, et see on eesmärk, millega Pihe peaks õpetama. Eks, mis mulle tundus, et see on see pool. Nii, kellel pakub huvi, tulge esmaspäeval seminari, kus näiteks Kaire ka esile, kus ta räägib oma vahvast tundidest, mida ta on teinud, sellest, et kuidas tema selle digipedagoogikat näeb. Ja vot see ongi see digipedagoogika. Digipedagoogika ei ole digipedagoogika kõigil siin. Nagu ühes filmis öeldakse, see ei tule kuskilt mujalt kui siit. Igaüks teab, mis on tema digipedagoogika. Definitsiooni on lihtsalt ka HTM-is, läks sinna digipärast.ee-sse, Kristi Vinter palus mu käest seda definitsiooni, nemad ka, et see on ka sinna läinud lehele. Okei, ma tegin hästi ruttu, 2 minutit läks üle ka kõik. Nii, suur tänu, Maarja. Ma küsin ise veel korraks, et see informatsioon postisingi sinna haridusest instituudi gruppi. See konverents on seminari ühepäevane konverents on inglise keeles midagi, te võite osaleda. Just. Okei, küsimused, mõtted. See esimene joonis, mis korras näitasite, et kas siin osad õpetajad on iPadidest või kõik raamistusest? Ei, nad loevad seda digipärakusse, nad üritavad arvestada, mis asi see on. Näed, siin üks sai aru, see ongi see või, see vaatab, mis asi see on, siis näed, see tema eest aru praegu. Tema tahab ka spiigelda, et päris hästi saa aru. Minu küsit. Mul tekkis lihtsalt nagu huvitav selline konflikti, kui see Ferrari lõi, eks ole, omad diplomite raamistiku 2013, ta ei olnud teadnud siis varasemast sellest 3-dimensioonilisest mudelist, või äkki ikkagi oligi vajadus või midagi jäi puudus? Ei, vaata, see Ferrari saab siin nagu liiga palju ise vaata tähelepanu sellega, et tema kirjutas selle raporti kokku. Tegelikult seal eeltöö oli seal nagu üle Euroopa kokku kutsutud eksperdid, kes arvasid, kes pakkusid, millest see digipärast võiks koosneda. Ja siis leiti konsensus pandi kokku. Seda ütles ka Liina Voorikaari, kes võttis selle asja üle, kui oli see Eesti eesistumise maas, kui me käisime professor Pedastiga Tallinnas rääkimas sellest, siis ma ütlesin ka, et see ei ole tõenduspõhine, ütles, et ei ole, et see ongi nii-öelda, ütleme teoreetiline. Aga see ei ole nagu läbi proovitud, kas need kokku üldse käivad nii edasi. Ja siis ongi keeruline mõelda seda, et kuidas me seda testi teeme siis, kui see asi kokku käib. Siis kokkuvõttes on see, et kui ma teen testi, siis kus ma tean, mida ma hindan üldse lõppu, siis ma võin järelduse teha, sellest võib pikalt lugu rääkida. Et see sinu viimane kommentaar haakub sellega, millega meie oleme viimastel päevadel tegelenud, et ühe doktorandil on aluseks see Embrekombi mudel, mis on ettevõtlustegevuse mudel ja seesama kriitika, et justkui on mudel, aga et kas need asjad ikka sobivad kokku ja mis on see teoreetiline alus, et see vajab tõepoolest eraldi uurimist, et juurde tagasi minek, aga mul oli hoopis küsimus ka selle eelmise joonise kohta, et siin on juttu õpetaja hoiakutest, teadmistest ja oskustest. Ja sinu jutust jäi kõlama, et see, kas õpetaja on nüüd digipädev või ei, et on eelkõige tingitud tema hoiakutest, aga võib-olla on hoopis nii, et tal puuduvad need teadmised ja see hoiak kujuneb selle põhjal, et tegelikult ta
pelgab seda, et tal puuduvad teadmised ja kui tal ei ole teadmisi, siis tal ei saa ju olla ka oskust, et oskuse arendamiseks on ju väga oluline, et mul oleks teadmine ja loomulikult hoiak, aga ehk tuleks tööd teha hoopis nende teadmistega. Ma olen täiesti nõus. Võib-olla ma oleks pidanud seda rõhutama sellega, et tegelikult neid võiks vaadata komplekssena. Minu meelest nagu need koolitusasjad, mis on üles ehitatud, ongi see, et need valivad nagu ühe sellest oskus või teadmine, aga hoiak unustaks üldse ära ja siis kasvõi seda, et nagu toetatakse, ma ei tea, ükskõik mis nippidega, see on nüüd selle õppejõu küsimus, kuidas ta seda ingliskeelset delivery üle annab nii-öelda, või edasi annab selle efekti nii-öelda. Mina enda arvates olen leidnud nagu sobiva viisi see, et kus ma saan teile nagu kiita või tunnistada seda, kasvõi seda, et kui nad ütlevad mulle koolituse alus, et nemad ei oska mitte midagi, siis ma küsin inimelt, et mis te teete lasteaias ja koolis, aga ma teen seda, mõtlesin, kuidas sa saad öelda, et sa oled nagu mitte digipädev inimene. Ja siis ma teen nagu harjutused, mis on hästi lühikesed ja intensiivsed, kus nad saavad hakkama, ma ei tea, hästi lihtsa asja mõne jaoks, nagu kui ma lõpetan ära, 6 kooli tegema, kõik teavad ammu, eks on. Aga tegelikult ei teata. Ja kui nad saavad hakkama selle hästi lühikese aega, siis nad saavad selleks eduelamuse, päriselt ma siin hakkama. Mul on olnud juhtumeid, kus õpetaja läheb koju, laupäeva õhtul ütles, et kutsusin oma mehed kokku, need, kes on tal 3 poega, kes tal mees ütles, et käite saunas ära, siis teeme kakuuti. Sellist asja on rõõm kuulda. Ja siis ma saan öelda, et näed, tal tekkis mingisugune see. Aga mul on veel üks küsimus seotud selle digipädevuste testiga, et mõõta teadmist tõenäoliselt on teil lihtne. Hoiaku mõõtmiseks ei ole ka väga palju pingutust vaja, aga kuidas te mõõdate selle testiga oskust? No jällegi, ma tulen tagasi, et tegelikult see on ikkagi, ma võiks siit veel teise kompetentsikeskuse ja 3. kompetentsikeskuse ka veel selle sisse panna, kui seda lubatakse, et seda testi edasi arendada. Mul on tehtud sellist ülesannet, et peab midagi meisterdama, valmis ise tegema. No jällegi on see, et kuna see ei ole kontrollitud olukorras, kus on see, et usalduse peale nii. Et see on nagu see, kus nad peavadki ette antud kriteeriumitel mingi asja ära tegema. See ongi nagu ainuke viis, mis on teha. Nii, et see tuleb ikkagi sellest testist. Ja täpselt, millest ma ei rääkinud palju, natuke lõpus ütlesin seda, et on see sama, et probleem, seal tekib nii palju takistusi, lisaks selle, et sa võid mõelda kuulult ägeda ülesande valmis, aga siis reaalselt tuleb kohal, kui sa oled näiteks muudesse, see asi tööta seal või ei sobitu sinna. Nagu sisuutes oligi see ülikooli testi, kui sai, kui ma panin need, kas on sama muud ülesande, ma ei saa need üle kantida selles mõttes. Siis pidin uuesti disainima need mingisugused trikid ja siis ma sain niimoodi kriitikat Atist, et vähe. Aitäh! Suurepärane võimalus küsida. Ma ei lähe kuskile, ma lähen siin kokteilpartili ka. Selles suhtes hästi huvitav, et eile, kes Linnamäeva doktori kaitsmisel käisid, siis kuulsid ka seda pädevuse ja kirjaoskuse mõiste nagu erinevuse. Sina tõid siin praegu välja selles, et kriitiline hindamine. Ei, ma toon selle sisse siia, et see kriitiline hindamine on oluline, et see sama digitaalne kirjaoskus, kus on mõista, et siin rõhutab see kriitilise informatsiooni, mida seal tiikkompis nii väga ei ole. Ja kui põhimõtteliselt kirjaoskus on ikka ju teadmiste oskus. Jaa, absoluutselt, see on vana asjaga, et siin ei ole mitte midagi uut teha. Kõik asjad on olnud, mis kunagi olnud. Info otsimine on samamoodi, lihtsalt need olukorrad on muutunud. Eks? Vanasti ma läksin raamatukogu, sellest on palju rääkinud. Istub keegi laua taga, ütleb mulle seda raamatu vaja, sest keegi jääb ära toob. Nüüd on Google, kus ma kirjutan sama asja ja toob mulle ette selle. Ma võib-olla kommenteeriksin seda kirjaoskust ja seda pädevust, et me teame, et Eesti haridusteaduste ajakirja värske number käsitleb pädevusi ja me teame seda, et järgmine number, mis ilmub novembris, et räägib erinevatest kirjaoskustest, et meil on ühel aastal 2 numbrit, mis käsitlevad teemasid, mis nagu eilegi ju välja tuli, et nad ikkagi mingil määral on seotud või kattuvad või arusaamad on erinevad, et see küsimus tõenäoliselt on ka meie jaoks praegu üldse hästi oluline defineerida enda jaoks, mis on kirjaoskus, mis on pädevus ja need arusaamad on erinevaid, nii nagu eile Just, see on väga õige märkus. Ma olen täiesti nõus, et Eesti probleem ongi see, et me ei suuda kokku leppida definitsiooniga see ühes arusaamas. Et see sama mõiste siin majas, teises majas, kuskil mujal keegi saa aru, pool tundi läheb veid, 2 tundi läheb mööda, siis sa räägid sellest, lihtsalt enda kogemust räägib. Just, kui mõistetest räägime, et see definitsioon on ühtne definitsioon. Üks märkus veel kiiresti, siis ma rohkem ei räägi autsena.
on see, et kui Pille küsisid seda, kuidas mul õnnestus olla T-Compedu nii-öelda arendustööd, siis ma nägin seda protsessi pealt. Ja reaalselt oli 30 inimest, kes igaüks pakkus mingeid asju, mis seal mudelis võiks olla. Seal ei ole nagu mingi teaduskirjus? Ei, seal kindlasti on, seal oli, aga seal olid ka näiteks erinevate valdkonna riikide esindajad. Mina rääkisin ka, ma tein sealt ma tegelikult selle digipedagoogika sain ka selle idee, kuid lõppkokkuvõttes sinna otseselt nagu sellises sõnastuses ei leidnud, jõudnud, eks, aga idee kui selline nagu sealt päris, aga ma nägin seda protsessi kõrvalt ja siis ei olnud mul üllatus enam 2017, kui analüüs näitas, et see asi läheb kokku. Ja siit ongi seesama, et see Entrecopi mudel on ka selline nagu jõudnud lihtsalt selle mudeliga tööd tehes, et ta tekib kuskil. Ja tõenäoliselt ongi, et on ju, kui hakata uurima, mis on teooriad, seal on väga erinevad, et me pigem nagu proovime praegu jõuda selleni, et me leiaksime sarnaseid või tähendab neid teooriaid, mis räägitakse erinevatest alamkompetentsidest, alampädevustest, aga et ikkagi need juured oleksid kusagil ühisel alusel, seda on üsna keeruline leida. Nii, aga kas on veel kellelgi küsimusi? Minu küsimust ei ole, aga mina töötan nüüd hariduskoolis ja mul oli oma klass, kes tegi seda digipädevuste testi 2020. See on uus seda, ma ei tea, kuidas see. Ja seal on just paras poisse, kes tegi lihtsalt ja niimoodi laia vaskuseid pani. Et neil on sellist motivatsiooni seda asja tõsiselt võtta ei olnud, et siin teises klassis kuulsin, et üliõpilastel oli väike motivatsioon, et nad sai 4 ainepunkti, et selleks, et te saaksite ka selliseid häid tulemusi, päris tõsiselt võetavad, et kas õpilastele, me teame ju, et neid tasemepildid ei tohi hinnata ja iga on ka selline, et tulemused tulevad, nagu nad tulevad. Just, aga see ei ole nii lihtne. Ma räägin, ma ei tea, kes täpselt see digipädevuse tasemest vastu, ma arvan, et see on digiefektiga seotud ja võib-olla digiefektist tuleb see uus digiefekti projekt, millega sa viitasid ka. Et seal on kuidagi seotud see. Aga see ei ole nii lihtne. Ma räägin, et selles mõttes, esiteks hakkab nii palju muutud see, et see EASY mootor, kus see testi teha, ülesanne tüüpi just see, kas ta läheb selle vastaja kokku, kas see kõnetab selle üldse. Ja mis oli see, et me tegime venekeelse testi ka veel ja venekeelse testiga oleks saanud niisuguse õhtule pealkirjad teha lahjalt. Aga reaalselt on see asi, et tegelikult me ei oska ja mis on üllatus see, et millest ma olin Narva kolledžis, käisin õpetamise vahepeal, kui ma sain aru, et ma olen palju rääkinud, siis vabandust, kuulnud olete juba, kui ma rääkisin, tutvusin Google Drive'i, kui palju kasutas, 2 kätt tõusis ja läks mingi 5 minutit mööda, et käis Google Disk, Google Disk, kätemeri. Ja sealt tuli mulle kohe meelde ka, et see miks nagu see, kui me teen eestikeelse tasemetöö ja tõlgin seal lihtsalt vene keeles, siin erinevates internetiruumides ja need terminid, kõik asjad need ei pruugi ühtida ja sealt tuleb erinevused ja veel, kui on nagu see on nii palju, see testi arendamine ei ole nii lihtne, kui arvatakse, et teeme ära. Nii, aga aitäh Marjole, et kõik on oodatud siis paketile ja et siis on võimalik jätkata küsimuste esitamist. Suur tänu kõigile, külalistele ja tänan esitamast küsimusi ja kuulamist. Uute kohtumistele. Aitäh!